Kui miljonid sõdurid võitlesid esimeses maailmasõjas, levis samal ajal vaikselt veel üks vaenlane. See ei kasutanud relvi ega pomme. Selle asemel oli see uus gripitüvi, mis levis kiiresti ja tappis lõpuks miljoneid inimesi üle kogu maailma. See sai tuntuks kui Hispaania gripp, aga see ei tähenda, et haigus sai alguse Hispaaniast. Sõja ajal oli paljudes riikides uudiste levitamine rangelt kontrollitud. Valitsused ei tahtnud, et vaenlane saaks teada, et paljud sõdurid ja tsiviilisikud haigestuvad. Hispaania oli sõjas neutraalne. Seetõttu said nende ajalehed vabamalt haiguspuhangust teatada. Kuna paljud esimesed avalikud raportid tulid Hispaaniast, arvasid teised inimesed, et haigus sai seal alguse. Siiani pole endiselt kindel, kus viirus tegelikult esmakordselt ilmnes. CDC andmetel pole ühtegi kindlat kohta, mida peetakse selle kindlaks algallikaks. Üks esimesi suuri haiguspuhanguid arvati olevat toimunud. See registreeriti 1918. aasta märtsis Camp Funstonis, Kansases, Ameerika Ühendriikides. See oli sõjaväelaager, kus paljud Ameerika sõdurid harjutasid enne Euroopasse saatmist. Esimesena haigestus üle 100 sõduri. Ainult 1 nädalaga kasvas juhtumite arv peaaegu 5 korda. Kuid on võimalik, et mõnes teises kohas oli juba varem juhtumeid. On olnud teateid kummalisest hingamisteede haigusest Prantsusmaa ja Inglismaa sõjaväelaagrites juba enne 1918. aastat. On ka teooria, et see võib olla seotud hingamisteede haigusega, mida täheldati Põhja-Hiinas. Kuid puuduvad piisavad tõendid, et tõestada, et mõni neist kohtadest on haiguse tegelik päritolu. Kindel on see, et sõda aitas haiguse levikule kaasa. Sõdurid olid tõesti väga tihedalt koos, kasarmutes, laevadel, rongides, haiglates ja kaevikutes. Kui keegi nakatus, levis viirus kiiresti tema kõrvalolijatele. Iga päev liikusid tuhanded sõdurid ja töölised ühest riigist teise. Seetõttu reisis viirus koos nendega. Haigus levis sõjaväelaagritest linnadesse ja kogukondadesse. 1918. aasta keskpaigaks oli juhtumeid juba Põhja-Ameerikas, Euroopas ja mõnes Aasia piirkonnas. Selle tõttu jäi paljudes kontorites töötajatest puudu. Paljud pered haigestusid korraga. Isegi lahingus olevad sõdurid nõrkesid gripi tõttu. Ameerika Ühendriikide sõjaväe uuringute kohaselt haigestus suur osa armee ja mereväelastest pandeemia harikuhti ajal. Sõdurite tihe koosviibimine ja kiire liikumine aitasid selle levikule kaasa erinevates laagrites ja riikides. Seda nimetatakse esimeseks laineks. Paljudel tõusis palavik, nad tundsid nõrkust ja kehalisi valusid, kuid enamik paranes mõne päeva pärast. Ja vähem inimesi suri võrreldes järgmise lainega. Selle tõttu arvasid paljud, et see on lihtsalt tavaline gripp. Nad ei teadnud veel, et haigus tuleb mõne kuu pärast tagasi. Ja kui see tagasi tuli, tappis see kiiremini ja oli raskemini peatatav. 1918. aasta augustiks oli gripp tagasi. Aga teine laine oli juba palju ohtlikum. Seda tunti peaaegu samaaegselt sadamates Bostoni lähedal Ameerika Ühendriikides, Prestis Prantsusmaal ja Freetownis Sierra Leones. Kuna nendest kohtadest läbis palju laevu, sõdureid ja reisijaid, levis haigus kiiresti erinevatesse riikidesse. Viirus levis veelgi kiiremini, sest esimese maailmasõja ajal jätkus sõdurite reisimine. 11. novembril 1918 lõppes sõda, kuid pandeemia ei lõppenud. Miljonid sõdurid ja sõjavangid naasid oma kodumaale. Mõned neist kandsid viirust, kuigi neil polnud veel sümptomeid. Selle tõttu jõudis haigus veelgi kiiremini linnadesse, asulatesse ja kaugematesse kogukondadesse. Surma ei saanud ainult vanad ja nõrgad inimesed. Paljud terved noored täiskasvanud, sealhulgas sõdurid, haigestusid raskesse kopsupõletikku. Mõnel juhul täitusid nende kopsud vedelikuga, mistõttu oli neil raske hingata. Tol ajal ei olnud veel gripivaktsiini. Samuti ei olnud kaasaegseid antibiootikume, mis suudaksid ravida bakteriaalset kopsupõletikku. Selle tõttu täitusid haiglad kiiresti. Arstidest, õdedest, vooditest, ravimitest ja isegi surnuid matvatest inimestest jäi puudu. Oli kohti, kus matuseid toimus iga päev järjest. Oli perekondi, kus kõik haigestusid korraga, nii et majas ei olnud enam ühtegi tervet inimest, kes oleks saanud nende eest hoolitseda. Paljud koolid, kirikud, kinod ja muud rahvarohked kohad suleti. Mõnes linnas keelati suured kogunemised. Inimestele soovitati hoiduda rahvarohketest kohtadest, katta suu köhides ning jääda haigele koju. San Franciscos muudeti avalikus kohas maski kandmine kohustuslikuks, kuid ainult maskist ei piisanud. Paljud kasutasid seda valesti ning õhuke mask pakkus tol ajal vaid piiratud kaitset. Sellegipoolest näitavad uuringud, et tõhusamad olid need kohad, kus varakult rakendati mitmeid meetmeid korraga.
nagu avalike kohtade sulgemine, suurte kogunemiste keelamine, haigete isoleerimine ja sotsiaalsete kontaktide vähendamine. Selle tulemusena vähenes nakatumine veidi. Siiski oli suur probleem ka teabe puudumisega. Kuna sõda oli just lõppenud, olid paljud valitsused harjunud uudiseid kontrollima. Mõnes kohas ei öeldud avalikkusele kohe, kui tõsine haigus tegelikult oli. Seetõttu jätkasid paljud inimesed tööl käimist, sõitsid ülerahvastatud ülistranspordiga ja osalesid suurtes kogunemistes, isegi kui gripp juba kiiresti levis. 1918. aasta sügisel jõudis pandeemia kõige ohtlikumasse faasi. Ameerika Ühendriikides registreeriti sel ajal kõige rohkem surmajuhtumeid. Kogu maailmas nakatus hinnanguliselt ligi 1/3 elanikkonnast kogu pandeemia jooksul. Kuid isegi kui nii paljud inimesed surid, ei kadunud viirus siiski täielikult. Teine laine vaibus talve saabudes, kuid 1919. aastal tuli gripp tagasi. See polnud enam nii tappev kui teine laine paljudes kohtades, kuid siiski haigestus ja suri palju inimesi. Teine laine näitas, kui kiiresti võib haigus levida, kui korraga reisib palju inimesi, kogukonnad on ülerahvastatud, teave puudulik ning ravimid või kaitsevahendid pole veel piisavad. Ja kõige suurem küsimus ei olnud enam ainult see, kuidas gripp levis. Veelgi olulisem küsimus oli, miks tappis see rohkem inimesi kui tavaline gripp? Oli inimesi, kes haigestusid esimesel lainel, kuid jäid ellu. Kui surmavam teine laine tagasi tuli, ei jäänud paljud neist enam raskelt haigeks. See tähendab, et nende organismil võis olla juba viiruse vastu kaitse. Seda täheldati mõnes Ameerika Ühendriikides sõjaväelaagris. Vähem sõdureid haigestus ja suri nende seas, kes olid juba esimesel lainel nakatunud, võrreldes nendega, kes polnud varem nakatunud. Aga see ei tähenda, et kõik on nüüd kaitstud. On inimesi, kes nakatusid uuesti, kuid neil on väiksem tõenäosus raskesse kopsupõletiku haigestuda või surra. Kuigi paljud nood pandeemia kohta pärinevad Ameerika Ühendriikidest ja Euroopast, oli olukord teistes maailma piirkondades veelgi hullem. Üks rängemalt kannatanud riike oli India. 1918. aasta septembris jõudis Bombaisse, mida nüüd tuntakse Mumbai nime all, ohtlikum laine. Sealt levis see kiiresti rongide kaudu üle kogu riigi. Rahvastik oli tihedalt koos. Paljud inimesed olid nälja ja vaesuse tõttu nõrgad ning arste ja haigleid oli vähe. Hinnanguliselt suri Indias üle 10 miljoni inimese. Mõned uuringud näitavad, et hukkunute arv ulatus isegi 16-17 miljonini. Seetõttu arvatakse, et Indias oli ühe riigi kohta kõige rohkem surmasid. Indiast jõudis viirus ka Barangai laevadele. Sealt nakatusid viirusega ka sõdurid ja töölised, kes olid teel tagasi oma kodulinnadesse. Reisides levis haigus sadamatest Aafrika sisemaale. Paljudes piirkondades on tervishoiusüsteemid nõrgemad. Puudus oli ravimitest, toidust, arstidest ning puudus ka korralik viis surnute arvestamiseks. Seetõttu on võimalik, et tegelik ohvrite arv oli suurem kui registreeritud. Erinevalt tavalisest gripist surid selles pandeemias paljud täiesti terved noored täiskasvanud. Tavaliselt on gripi suhtes kõige haavatavamad väikesed lapsed ja eakad inimesed, aga 1918. aastal oli suremus väga kõrge. Just 20-40 aastaste inimeste seas. Peaaegu pooled gripi tõttu surnutest olid noored täiskasvanud. Miks see nii oli, ei ole siiani täielikult teada. Üheks võimalikuks põhjuseks oli see, et nende immuunsüsteemi vastus oli väga tugev. Selle asemel, et hävitada ainult viirus, võis keha liigne reaktsioon kahjustada ka nende kopse. Paljudel tekkis pärast gripi põdemist ka bakteriaalne kopsupõletik. Tollal ei olnud veel antibiootikume, seega oli sellist infektsiooni väga raske ravida. Sellel oli suur mõju peredele ja kogukondadele. Paljud vanemad, töölised, sõdurid ja inimesed, kellel oodati, et nad hoolitsevad ja toidavad oma peret, surid. Hukkus töölisi ja talunikke. Ärid, raudtee ja valitsusasutused said kannatada. Oli lapsi, kes jäid orvuks ja peresid, kes kaotasid korraga mitu liiget. See polnud ainult tervisekriis. See oli ka suur probleem töö, toidu, transpordi ja elatise osas. Ja kui gripp levis edasi Aasias ja Aafrikas, hakkasid inimesed märkama selle erilist omadust. See ei valinud ainult nõrku. Isegi noored, tugevad ja terved inimesed võisid surra vaid mõne päevaga. 1990. aasta alguseks oli gripi kõige hullem levik vaibunud, kuid pandeemia polnud veel täielikult lõppenud. Saabunud oli 3. laine ning mõnes Ameerika, Euroopa ja Austraalia piirkonnas hakkas juhtumite arv taas kasvama. See polnud nii kiire ega nii tappev kui teine laine, kuid siiski haigestus ja suri palju inimesi. Mõned piirkonnad kogesid veel üht juhtumite kasvu 1920. aastal.
mõned ajaloolased nimetavad seda 4. laineks. Kuid siiani vaidlevad inimesed selle üle, kas see oli tõesti osa samast pandeemiast või juba uue hooajalise gripi levik. Üks selle aja jooksul surnud lastest oli Rosalia Lombardo Palermost Itaaliast. Ta oli vaid 2-aastane, kui ta suri 1920. aasta detsembris. Tema isa suur kurbus sundis teda laskma lapse keha säilitada. Siiani võib Rosaliat näha Palermo kaputsiinide katakombides. Kuna ta näib justkui magavat, tuntakse teda kui ühte Euroopa kauneimat säilinud surnukeha. Kuid on veelgi olulisem küsimus, millele tuleb vastata. Mis viirus tappis tegelikult nii palju inimesi? Teadlased avastasid, et selle põhjuseks oli A-gripi viirus, mida nimetatakse H1N11. H ja N on 2 osa viiruse pinnal. Need osad aitavad viirusel keharakkudesse siseneda ja levida. Järgnevate uuringute kohaselt sarnaneb see tugevalt lindudest pärit gripiviirustega. Võimalik, et see pärineb linnuviirusest, mis muteerus, kuni suutis inimest nakatada. Kuid endiselt pole kindel, millistest loomadest see täpselt alguse sai või kus toimus esimene ülekandumine inimesele. Varem oli teooria, et see võis pärineda seadelt, kuid kui teadlased viiruse geneetilise koodi taas kokku panid, nägid nad, et selle geenid on palju lähedasemad lindude gripile ehk linnugripile. 2005 aastal suutsid teadlased edukalt viiruse taas luua, kasutades geneetilist materjali, mis saadi varasematelt ohvritelt. See tehti rangelt turvalises laboris, et mõista, miks see viirus oli nii surmav. Nad avastasid, et see suudab kiiresti hingamisteedes paljuneda. See ei jää ainult nina ja kurgu piirkonda. See suudab laskuda kopsudesse ja hävitada rakke, mis on vajalikud normaalseks hingamiseks. Kuid mitte ainult viirus ei tapnud paljusid ohvreid. Paljudel juhtudel kahjustab gripp esmalt kopse. Kui kopsud on nõrgenenud, pääsevad bakterid kergesti sisse. See põhjustab bakteriaalset kopsupõletikku. See on üks peamisi põhjuseid, miks nii paljud inimesed surid. 1918. aastal ei olnud veel kaasaegseid antibiootikume olemas. Seetõttu, isegi kui arstid teadsid, et kopsudes on infektsioon, polnud neil selle vastu tõhusaid ravimeid. Oli patsiente, kellel tekkis äkki palavik, köha ja hingamisraskused. Rasketel juhtudel muutus nende nägu sinakaks või tumedaks, sest kehas oli hapnikupuudus. Mõned surid ka seetõttu, et nende immuunsüsteem reageeris liiga tugevalt. Immuunsüsteem on kehakaitse haiguste vastu, kuid mõnel ohvril oli selle vastus liiga tugev. Selle asemel, et hävitada ainult viirus, kahjustas see ka patsiendi enda kopse. See on üks võimalik põhjus, miks paljud terved noored täiskasvanud raskelt haigestusid. Noorte täiskasvanute immuunsüsteem on tugevam, kuid kui selle reaktsioon muutub liiga tugevaks, võib see kopsukahjustusi süvendada. Hiinas kasutasid mõned kohalikud omavalitsused traditsioonilisi ravimeid. Mõned majad pritsiti lubja veega ja põletati taimi, sest usuti, et see puhastab õhku. Mõnel inimesel soovitati juua mungoasupi ja kivisuhkrut. Kuid puuduvad tugevad tõendid selle kohta, et need meetodid oleksid grippi ennetanud või ravinud. On olemas ka teooria, et mõnes Hiina piirkonnas oli suremus madalam, sest inimesed olid varem kokku puutunud sarnase viirusega. Võimalik, et neil tekkis teatud immuunsus, kuid seda pole täielikult tõestatud. Seetõttu ei saa kindlalt öelda, et see oli tõeline põhjus. Lõpuks sai selgeks, miks 1918. aasta gripp oli nii erakordne. See levis kiiresti ja suutis hävitada kopsud. See avas tee bakteriaalsele kopsupõletikule. Ja mõnel inimesel muudab organismi enda kaitsemehhanism haiguse veelgi hullemaks. Seetõttu ei ole see lihtsalt tavaline gripp. See on viirus, mis suudab mõne päevaga murda isegi tugeva ja terve lapse või täiskasvanu. Aga kuidas tappis Hispaania gripp tegelikult oma ohvreid? Tuhandete lahkamisprotokollide analüüsi põhjal ei tapnud enamikku surnutest ainult gripiviirus ise. Esiteks ründab viirus hingamisteid ja kahjustab kopsude sisemust. Kui kahjustus muutub tõsiseks, pääsevad bakterid, mis tavaliselt asuvad ninas ja kurgus, kergemini sisse. Sellised bakterid nagu Streptococcus pneumoniae ja Staphylococcus aureus põhjustavad rasket bakteriaalset kopsupõletikku. Kopsud täituvad mädaga ja vedelikuga, koekahjustused süvenevad ning patsiendil muutub hingamine veelgi raskemaks. Uuringud näitavad, et sekundaarne bakteriaalne kopsupõletik oli peamine põhjus enamiku surmade puhul pandeemia ajal. See oli väga suur probleem, sest tol ajal ei olnud veel antibiootikume olemas. Isegi kui arst nägi, et patsiendil on juba bakteriaalne infektsioon, ei olnud neil veel tõhusat ravimit, millega baktereid tappa. Oli ka väiksem rühm ohvreid, kellel tekkis viiruse tõttu kiiresti tõsine kopsukahjustus. Sellises seisundis lekib vedelik väikestest veresoontest kopsudesse.
järk-järgult täituvad need kopsuosad, mis peaksid olema õhuga, vedelikuga. Kuna hapnikku jääb väheks, muutub patsiendi nägu sinakaks või hallikaks. Nad on justkui uppumas, kuid vedelik tuleb nende enda kehast. See on põhjus, miks mõnel patsiendil seisund järsku halveneb. Nad võivad hommikul veel seista ja vestelda, kuid õhtuks on neil juba hingamisraskused. Veel üks Hispaania gripi eripära oli see, kui palju noori täiskasvanuid suri. Tavaliselt on gripp ohtlikum väikestele lastele ja eakatele, aga 1918. aastal oli suremus kõrge just 15–34-aastaste seas. On olemas teooria, et mõned eakad olid paremini kaitstud, sest nad olid 19. sajandil juba kokku puutunud vanema gripiviirusega. Võimalik, et neil oli säilinud mingi immuunsus, mis aitas uue viiruse vastu, kuid sellest ei piisanud, et haigus täielikult ära hoida. See on põhjus, miks mõned terved noored täiskasvanud surid. Teine võimalik põhjus on niinimetatud tsütokiinitorm. Tsütokiinid on väikesed signaalained, mida immuunsüsteem kasutab, et kutsuda teisi kehakaitsemehhanisme appi. Kui tekib infektsioon, alustavad nad põletikku, et viirusega võidelda. Kuid mõnel patsiendil muutub reaktsioon liiga tugevaks. Keha vabastab liiga palju immuunsignaale. Selle tõttu haigus süveneb ja kopsud saavad rohkem kahjustada. Selle asemel, et patsienti kaitsta, võib tema ülivõimas immuunvastus hoopis kaasa aidata keha enda kahjustamisele. See võib olla üks põhjusi, miks paljud tugevad ja terved inimesed raskelt haigeks jäid. Kuid kaasaegsete uuringute kohaselt ei saa seda siiski pidada täielikuks seletuseks. Suur osa surmadest oli endiselt põhjustatud bakteriaalsest kopsupõletikust. Pärast pandeemia vaibumist püüdsid teadlased kõik surnud kokku lugeda. Probleemiks oli see, et paljud andmed olid puudulikud ja segased. Oli piirkondi, kus polnud arsti ja oli juhtumeid, kus surmatunnistusel oli kirja pandud ainult kopsupõletik, kuigi tegelikuks algpõhjuseks oli gripp. Paljud surmad vaestes ja kaugemates kogukondades jäid samuti registreerimata. Seetõttu olid hinnangud erinevad. Varasemad uuringud pakkusid arvuks üle 20 miljoni. Hiljem tõstsid mõned teadlased selle vahemikku 50–100 miljonit. Praegu kasutab CDC tavaliselt hinnangut, mis ei ole väiksem kui 50 miljonit. Kogu maailmas suri vähemalt 50 miljonit inimest ja umbes 500 miljonit ehk peaaegu kolmandik tollasest elanikkonnast nakatus. See ei tähenda, et kindlasti suri täpselt 50 miljonit inimest. Tegelik arv võib olla väiksem või suurem. Seda pole enam võimalik teada saada, sest paljudel riikidel polnud tol ajal täielikke surmaregistreid. Aga isegi ettevaatlikumad hinnangud näitavad, et see tappis rohkem inimesi kui kõik esimeses maailmasõjas hukkunud sõdurid kokku. Ja mõjutatud ei olnud ainult otseselt plakatunud inimesed, oli ka rasedaid, kes haigestusid rasket grippi. Mõned surid, mõnedel tekkis raseduse katkemine või nad sünnitasid enneaegselt. Paljud vastsündinud ei elanud oma esimest elupäeva üle. Seetõttu ei kajastu Hispaania gripi tegelik kahju ainult surmade arvus. See hõlmab orvuks jäänud lapsi, peresid, kes kaotasid hooldaja ja imikuid, kes ei sündinud turvaliselt. Vaid lühikese ajaga näitas üks tilluke viirus, et ta suudab hävitada mitte ainult inimese kopsud, vaid ka terve pere ja kogukonna tuleviku. Hispaania gripi ohvriteks ei olnud ainult need, kes haigeks jäid. See mõjutas tugevalt ka rasedaid ja veel sündimata imikuid. Ühes uuringus Ameerika Ühendriikides, Taanis, Rootsis ja Norras märkasid teadlased, et 1919 aasta kevadel sündis umbes 15% vähem lapsi. See langus toimus umbes 6 kuud pärast kõige raskemat lainet. See tähendab, et paljud naised, kes olid pandeemia haripuhtis rasedad, võisid raseduse katkemise läbi elada, eriti raseduse varases staadiumis. Ühes vanas aruandes, mis käsitles üle 1000 raseda naise, kes põdesid grippi, väidetavalt katkes rasedus enam kui veerandil neist. Kuid tol ajal ei olnud meditsiinilised andmed täielikud, seega on täpse arvu kindlaks määramine keeruline. Pärast suurt langust kasvas sündinute arv taas 1919. aasta lõpus ja 1920 aasta alguses. See näitas, et pandeemia ei hävitanud inimeste võimet lapsi saada jäädavalt. Kogukonnad hakkasid tasapisi taastuma. Ettevõtted ja koolid avati uuesti. Ellujäänud läksid tagasi tööle. Perekonnad püüdsid pärast sõda ja pandeemiat oma elu uuesti üles ehitada. Kuid juhtunu jättis endast maha suure küsimuse. Kas nii suur pandeemia võib uuesti juhtuda? Jah, gripiviirus muutub pidevalt. See võib kanduda loomadelt inimestele ning tekkida võib uus tüvi, mille vastu enamikul inimestest on vähe või üldse mitte immuunsust. Maailm on nüüd paremini ettevalmistatud kui 1918. aastal. Meil on olemas vaktsiinid, viirusevastased ravimid, antibiootikumid teatud bakteriaalsete nakkuste vastu, kaasaegsed haiglad
kiired laboritestid ja ülemaailmne süsteem uute viiruste jälgimiseks. Aga see ei tähenda, et suur pandeemia on võimatu. Võib juhtuda, et kui uus viirus esmakordselt ilmub, pole veel sobivat vaktsiini olemas. Seda tuleb kõigepealt uurida ja selle jaoks sobib vaktsiin välja töötada. Võimalik on ka, et ravimeid, haiglakohti, arste ja õdesid ei jätku, kui korraga haigestub väga palju inimesi. On veel üks suur probleem. Inimene võib olla nakkusohtlik juba enne, kui ta ise tunneb, et on haige. Seetõttu on vaktsiini ja ravimite väljatöötamise ajal väga olulised lihtsad viisid nakkuse leviku vähendamiseks. Siia hulka kuuluvad rahvahulkade vältimine, korralik ventilatsioon, vajadusel õige maski kandmine ja kodus püsimine. Kui oled haige, tuleb kiiresti isoleerida nakatunud inimesed. Kui vaktsiin on saadaval, on oluline ka kiire ja laialdane vaktsineerimine. See ongi Hispaania gripi kõige olulisem õppetund. Ei piisa sellest, kui oodata, kuni haiglad on täis ja surmade arv kasvab, enne kui tegutsema hakatakse. Valitsus peab kohe tõtt rääkima, kuulama terviseeksperte, kaitsma meditsiinitöötajaid ja aitama tavalisi inimesi, kes peavad koju jääma. Aastal 1918 lakatus peaaegu kolmandik kogu maailma elanikkonnast ja hinnanguliselt suri vähemalt 50 miljonit inimest. Neil polnud gripivaktsiini, viirusevastaseid ravimeid ega kaasaegseid antibiootikume, mis meil täna olemas on. Kuid suurim kaitse ei tule ainult uuest tehnoloogiast. See tuleb ka kiirest tegutsemisest, õigest teabest ja inimeste ühtsusest. Sest viirus on nii väike, et seda ei näe palja silmaga. Aga kui seda alahinnata, varjata või liiga hilja peatada, võib see muuta kogu maailma elu.